See on loomulik, tegelikult on see meile loomulik, ma arvan, et no mõned naised on ikkagi väga õnnelikud praegu nende kodukontorite kõige üle, eks, sellepärast, et see tulebki meil nii sujuvalt välja, noh naine, ütleme niimoodi, et naist võibki võrrelda nagu veega, vee olemusega, sellise voolavusega ja see, et vee on ju valad siia kannu, siis oled sa on ju ümar, valad teise kannu, mis on, ma ei tea, kandilise disainiga, on ju, sa oled säki kandiline, et nii lihtne veega ongi, et tegelikult meile tegelikult sobib liikumine ja veele vaata sobib liikumine, eks vesi ei kannata liiga kaua olla nagu seisvana. Et natuke aega ta võib meil siin klaasis olla või kannus, aga on juba 2 või 3 päeva, siis ta lihtsalt vaata läheb vanaks, roiskub ära või nagu seisev tiigivesi või. Et vee asi on kogu aeg voolata, liikuda. Nii et selles mõttes on nagu, see on naise omadus. Siin on, ma ütleks siis pigem niimoodi, et see on naise omadus olla liikuv, voolav, vormi muuta, nagu seda rolli muuta. Nüüd on pigem nagu niimoodi, et kui sa oled nagu selles naiselikkuses kohal, et kui sa nagu armastad ennast naisena, kui sa oled ennast täielikult vastu võtnud naisena, siis ei tohiks sulle mitte mingit raskust valmistada. Et sa pead lihtsalt võib-olla, siin tuleb mängu pigem see inimlik tarkus, küsida abi või nõu, kui sa oled lihtsalt väsinud või juhe on kokku jooksnud või et need on pigem isegi mitte niivõrd naiselikud omadused või üldinimlikud, et me märkaksime, kus me vajame abi ja toetust.